Väljas on juba oluliselt soojem. Seda on meil juba ise tunda ka. Romil on küll jope veel seljas, aga ma mõtlesin, ma riskin, ma tulen pintsakuga ainult. See ongi see aeg aastast, kus osad inimesed juba käivad täiesti suveriietes, osad on veel ettevaatlikud. See on täpselt see aeg. Aga tead, mis aeg see on? See on aeg, et hakata kodus terrassi ehitama ja see on üks asi, mille peale me täna siia keskendunud ka oleme. Andres ja Mari-Liis on meiega. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja Andres, tere hommikust! Tere! Ma saan aru, et võtab lausa silme eest kirjuks, kui vaadata seda kõike, mis siin meie ees lahti on rullunud. Sest vanasti oli see, et terrass tähendas seda, et on keegi meistrimees ise ehitab, on üks terrassilaud, mitte mingisugust värki ei ole. Maris, kui palju varikuid tänapäeval terrassilaudade osas juba on? Tegelikult me täna siia tõime 6 valikut, aga see on väga väike osa kogu meie sortimendist, et mis meil on kohe saadaval kaupluses. Lisaks on kõik tellitav, et see valik on väga-väga kirju. Andres, aga äkki teekski need järjest, sest kui on pihta, 6 varianti, et ütle nüüd iga variandi kohta, et mis variandiga on siis tegemist ja miks on just see variant hea? Kust sa tahad alustada? Võib-olla alustame siit poolt, et see on just see kodutegijale nii-öelda kõige kättesaadavam lahendus, et see siis on lehise laud, ta on ilma kemikaalideta võrreldes siis tavalise immutatud lauaga. Ja kui nüüd kinnitusvahendeid siit vaadata, siis see on siis see kõige klassikalisem pealt laskmisega spetsiaalne kruvi, see on nüüd roostevaba teras, mis lehise jaoks on nõutud. Aluskarkass on siin, nagu näete, siukene kummilint alla pandud, et see võimaldab siis õhuliikumist, vesi saab ära kuivada. Lehise kõrval on meil siis siin juba õlitatud laud. See on samamoodi siis pealt laskmisega, siin kruvi on nüüd tavaline siuke välitingimuste kruvi, mis selle laua kinnitamise puhul on lihtsalt põhimõtteliselt akutrelli ja saagi vaja. Oota, aga mis see on? See on siis siukene põnev riistapuu, et siin on numbrid peal, see on siis millimeetrid, et vahedistants, et saad siia, paned need niimoodi ilusti vahele, saad ise reguleerida, mis laua vahet sa nii-öelda tahad. Minule isiklikult meeldib väiksem laua vahe, et kuidagi jala all on mugavam. Aga saab ka kuni 8 millimeetriseni. Aga vanasti oli mingisugune pliiatsi reegel? Pliiatsi reegel on ka olnud, et seal meil on ka väljas puussepa pliiats, mis siis pandi vahele. See on küll natuke juba laiem. Aga käime need lauad läbi siis veel nii. Seal oli see immutatud, mis need on? See on siis see tavaline immutatud männipuit, see on siis tegelikult see kõige nii-öelda odavam, lihtsam lahendus. Siin kinnitamise poole pealt on tänapäeval juba siuksed rakised, et minule isiklikult meeldib see rakis kõige rohkem, et sellega on hästi lihtne, võtad lauast kinni, paned siia peale, nii-öelda selle tala kohale kohe ja siin nagu näha on see distants. Tal on see oma vahe juba olemas? Tal on juba oma vahe olemas, seda saab reguleerida, siin on ka, tal on omad kruvid, saad kinni lasta selle ilusti, saad suruda, hoida ja see on hästi kiire lahendus, mulle nagu meeldib. Ja siin nagu näha, siis on sellel aluskarkassil on tegelikult juba siuke spetsiaalne nii-öelda aluskarkassi teip peal. See tundub nagu tavaline ta on siuke päris, ta on ikka siuke päris tummine asi, et ta on üsna paks ja ta nii-öelda peab selle ilmastikule palju paremini vastu. Aga oluline vist ongi see, et sul kindlasti, kui me jõuame selleni, et betooni ja puidu vahel oleks alati mingi isolatsioon, aga ma saan ka laua ja siis nii-öelda selle karkassi vahel mingi isolatsioon ikka olema. Et siit siis nagu niiskus saaks maha voolada, et kui kevadel lumi sulab, vihma sajab, et lihtsalt ei jääks niiskus sinna peale. See tundub palju plastilisem juba. See Mari-Liis oskab kindlasti selle kohta. See tegelikult ta tundub võib-olla plast, aga siin on 60% puidutolmu, et see tegelikult on komposiitmaterjal, millel on segatud plastmassi ja see teeb selle laua nii-öelda elukestvaks, et sa ei pea seda paned maha ja sa ei pea teda ei õlitama, ei hooldama ja ta kestab aastakümneid. Aga millega sa kinnitad seda? Seal on mingid teised kinnitused juba? Ja, seal on spetsiaalne nii-öelda soon ja siis on klamber, et roostevaba klamber ja siis saab kruvidega kinni. Ja kruvidega kinni, et see hoiab ilusti vahet ja tegelikult tekitab ka samamoodi selle tuulutusefekti siia alla. Okei, meil on 2 varianti jäänud veel seal. Igal ühel on ikka omad süsteemid, ma saan omad kinnitused. Jaa, see on tõesti väga kirju siin juba, ütleme nii, et ka juba inimesele, kes sellega igapäevaselt tegeleb, on tõenäoliselt silme eest kirju, et minu lemmik on siis tegelikult termosaar ja et see on saare puit, see on hästi tugev. Et ta on hästi tugev puit, et on termotöödeldud, see tähendab siis seda, et ta on nii-öelda küpsetatud ahjus ära ja see annab talle selle, et ta ei
paisu, ei mängi nii palju, et kui see ilusti maha panna, et siis ta kestab täpselt sellisena, nagu ta sai maha pandud. Ja tal on ka oma nii-öelda kinnitussüsteem. Aga mis see on? Siin on, ma vaatan, kõige rohkem olnud vaja pliiatsit kasutada. Ja, et see on siis selline, et kui sul on tavaline laud juba olemas, ilma soonteta laud ja siis sa ikkagi otsustad, et sa tahad panna ta nii, et kruvid ei jääks pealt näha, et kruvid oleks nagu nii-öelda peidus, aga ei taha osta rakist, et tahad lihtsalt, et nii-öelda kätte saadava vahendiga, siis on olemas spetsiaalsed siuksed klambrid, millega saab laua kinnitada, nii et ei jääks kruvi kohtasi näha. Kui kerida ajas, kujutleda, et me kerime ajas 5 aastat edasi, milline 5 aasta pärast nendest 6 näeb kõige parem välja, Andres? Ma usun ikkagi, et see kõige kallim, see termosaar ja kindlasti see komposiitmaterjal. Et kui õigesti tegelikult terrassi hooldada, iga-aastaselt õlitada, puhastada kevadel, et siis need asjad ikkagi peavad ka vähemalt 10 aastat vastu, kuni 25. Kõige olulisem on tegelikult meil siin selja taga iseenesest, sellepärast et enne kui sa hakkad lauda panema, siis tegelikult on vaja ka alus panna ja meil on siin olemas need variandid ka nüüd kõik, mis siia käivad. Alustame sellest, et kuskile tuleb üldse kinnitada see karkass, eks ole. Mis variandid on? Tegelikult ongi niimoodi, et on võimalik teha tavaline vundament endale, aga me oleme siia toonud 3 kõige lihtsamat, et on siis post või kruvivundament, mis keerad lihtsalt maa sisse ja saad aluskarkassi sinna sisse nii-öelda toetada. Siis teiseks on meil Solidori. Näidata ka korra. Et see on selline. Nii, saaksid mainima Solidori, mis see on? Ja Solidor on siis selline, et kui on juba plaatvundament või rudu olemas, et siis sa paned lihtsalt selle sinna plaadi peale. Aga kui tahad ikkagi muru peale panna, siis tuleb teha siuke liivapadi alla. Ja sellega ongi see, et sa saad seda tasapinda, et kui tasapind ei ole nagu väga sirge, et siis saab tõsta ja kuni meeter saab isegi seda Solidori tõsta, et on hästi lihtne, kiire lahendus ja samas väga vastupidav. Sa paned siis, Andres juba näitab sealt täpselt see nurgad on seda välja arvutatud, kuhu see täpselt vahel on see karkassi. Ta läheb siia peale ja siin saab ilusti seda ristida. Tõesti, et siin on kuni siuke, kui täitsa pinna peale on vaja panna. Või ja siis on alates tõesti 1 millimeeter kuni meeter siis. Ja see on kõik levinum, on see betoonplokk või? Ja, et sellel on samamoodi, et tegelikult ikkagi liivapõhi alla või killustik ja lihtsalt sinna peale ja prussi peale. Ja kas me, Andres, võime ka tulla siia kõige huvitavamasse nurka? Ma vaatan, et siin on see tehnika nii-öelda rivistus. Tee kiire ring peale, mida me näeme siin? Siin on siis need põhilisemad tööriistad, mida võib-olla terrassi ehitajal on vaja, et akutrell kindlasti kruvide laskmiseks, saest piisab juba siuksest käsisaest. Kindlasti tasub asi ehitada sirge, ehk siis lood. Siin on välja toodud laserlood, aga võib ka täitsa tavaline lood olla. Kindlasti märkevahendid. Siin on muidugi näide ka mõõtevahenditest. Jah, et kui ei taha kogu aeg mõõdulinti välja võtta, siis võib kas sa päriselt kasutad seda? Ikka kasutan, jah. No väga tore, igal juhul, mis võib-olla esialgu, meil on küll olnud vähe aega ja me oleme jube kiire ülevaate tegime, et see võib-olla võtab silmest kirjuks, aga mõlemad võite kinnitada, et tegelikult saab sellega igaüks hakkama või? Muidugi, et ma ise pole üksi teinud, aga ma olen olnud abis ja et ma arvan, et naisterahvad, tublid naisterahvad saavad ka selle tööga hakkama. Väga tore. Nii et mõelge, praegu on täpselt õige aeg selleks, et terrass omale valmis ehitada. Aitäh tulemast meile. Nüüd natukene oleme tarkust juurde saanud ja edukat terrassi hooaega. Aitäh. Aga meie saade jätkub libauudistega.